valmis. Kontrollitakse üle, kas väravaid ka valmis on. Meie oleme ka valmis. Ja mäng algas. Tallinna Kalev siis sinises vormis, Viimsi mustas vormis. Liisel seal teeb ka Roberto Jürnale survet. Jürna nüüd Mirjami kaudu, aga natuke paneb Mirjam halva palli ja on siin kohe Viimsil võimalus, aga läheb löök natukene üle Läti läks mänguks. Ründaja positsioonil olemas ja Pah ongi siis tema asemel pingile jäänud. Aga Kalev eksib siin nüüd lühikesega ja Matsoni käes on pall ja tungib kasti. Oi, ja väga hea olukord oli, väga napilt läks see löök tagapostist mööda. On ta ka teistes klubides mänginud, milleks üheks oli ka Kalev, aga nüüd hea pall Ellitsin liini taha ja Kasuk läheb palliga, aga ei saanudki löögile, et väga hästi siin tänast vooru tuleb siis naiste jalgpallis väike paus. Nii, aga vaatame nüüd siin Orav saab palli ja lööb ka peale, üritas ka sellist. Saar ja Helsin ei mõistnud teineteist või siis Saar pani liiga tugeva söödu ja Helle ei arvestanud, et nii tugev sööt tuleb ja pallikaotus oli selle tulemus. Kalle nüüd siit kaitseliinist üles kaasanud, otsib Oravat liini tagant ja leiab ka hästi üles. Oi, väga hea tõrje Kruusmann poolt, aga pall on veel lahti. Nii, Orav keerutab ja paneb vasakuga palli kasti ja panebki palli niimoodi, et see pall ongi väravas. Tallinna Kalev siis 42. minutil võtab liidriohjad enda kätte ja väga hea pall siin. Kalle tõusis äärekaitsest üles ja leidis siin Orava ja kui esimese löögi siin Keiti Kruusmann küll tõrjus, siis jätkuolukorras siin Orav küll pani sellise mitte väga tugeva, aga sellise palli sinna taha posti suunas. Mats on siin nüüd Jürnat survestamas ja Jürna siin natuke hakkas ise ka palliga triblama, aga tuli hästi survelt tegelikult välja. Nii taas Mats on nüüd juba palliga lööb ka. Oppati! Selline löök siis Matsonilt. Ehk mänge lõppe või poolega lõpp enne kui vile käib, ehk et kõike on võimalik. Et just mainisin siin, et nüüd Kalevil oleks siin tark valik siin rahulikult palliga olla ja võib-olla ka lihtsamaid käike otsida ja leida, et poole ajal edu. Vahetusi tundub, et ei olnud. Nüüd siin kohe vaatame, Smirnova võitis valgut palli ja leiabki siin omad ja oi, väga hea võimalus siin kohe. Hakkab temani lendama, aga ma usun, et see tuul ka tegelikult mõjutas seda palli lendu päris tugevalt ja pall temani ei jõudnudki. Mis esmapilgul justkui tundus, et võiks jõuda nii, aga Mats on nüüd palliga taas kastis. Ja penalti! Penalti 56. minutil, kollane kaart ka. Link sai siit olukorrast ka kollase kaardi. On vaja ka abipersonali Sendra versus Jürna. Ja lööb vasakusse nurka maad mööda ja olemas 2-1. 2-1 Viimsi siis asub mängu juhtima koduväljakul. Sendra siis penaltist, mille Gerda-Liisa Matson teenis ja äravahtidel see võimalus kindlasti on, kui pall püütakse mingis standardolukorras, see pall vastu rünnakusse kiirelt panna ja sealt edu saavutada. Kruusmann siin nüüd üritab sellise poolpikaga leida enda vasakust äärt, aga eksib seal palliga ja Sanna Smirnova sai palli vahelt ja nüüd ongi olukord selleni viinud, et Kalev viigistab. Vilipuu lööb siis ka oma hooaja 4. värava ja mis toob meile tabloole 2-2 viigi. Ehk oli siin Kruusmanni poolt jah selline poolpikk pall, mida Kalevi mängijad hästi lugesid. Näeme siit ka kordust, et Liis-Elli üritas siit leida, aga Smirnova on kenasti jalaga vahel ja nüüd siin ka natukene eksitakse siin puhastamisega ja pall ongi Oraval ja ui. Ja tulebki pall kasti ja tuleb väga nii teravalt, et otsib siin Matsonit, aga sööt on ebatäpne. Ja kohe Oravale pikk pall ja Orav saabki palli. Kruusmann ei tule välja ja oi. Ei vali Matson seda palli sinna mängida, ega noh, ei olnud ka muidugi jalg tal vaba ka väga. Nii Polstenova taas Matsoniga kokku. Nüüd see pall kasti tuleb. Pah palliga. Nii, hoiab. Ui.
nii, sissekiriv pall. Tuleb sinna ette posti ja on see pall seal lahti ja Polstenova mängib Pahile ja Pah lööb ka, aga ja pall on ikka veel Hell. Kalev ikka palliga Smirnovat otsimas. Ja pall jõuabki Smirnoval küll läbi Liis Helli, aga Smirnova nüüd palliga kastis. Otsib ka õhust Oravat, aga Kruusmann võtab selle palli kenasti vahelt. Ja kõik. 93. minutil siis mängu peakohtunik lõpetab selle mängu oma vilega ära. 7. vooru kohtumine siis siin Viimsi staadionil lõpeb veel 2-2 viigiga. Tere taas, oleme siit platsi äärest tagasi. Minuga on siin Tallinna Kalevi väravaht Roberta Jürna. Kuidas sinu arvates teil mäng läks, mis õnnestus ja võib-olla mis mitte nii väga täna ei õnnestunud? No õnnestus see, et saime vähemalt punkti kätte. Kindlasti oleks tahtnud võiduga leppida, aga kui ise väravasse ei löö, siis vastane tuleb ja üllatab, isegi kui see on kas või penalti viisil siis. Kuidas teil poole jutud olid või mis need olid, et peatreener Kätlin Hein andis ka mingeid konkreetseid juhtlõngasi või juhtnööre, mida teine poolega võiksite teisiti teha või et samas vaimus edasi? Kindlasti nagu põhisõna oli agressiivsus, et me läheks kiiremini pressi, vaataks, kus meil üleval ruum on, kasutaks oma kiirust ära, et need olid sellised põhilised asjad. Kuidas see enda mänguga rahule jääd, et mis õnnestus ja samamoodi, mis võib-olla mitte nii väga? No paar korda koperdasin, aga võib-olla püügid võis killemalt, aga pall endas 2-2 võib rahule jääda, et otseselt nagu mängu mingist olukorrast ei tulnud väravat, Gerda lõi ilusa, ristnurka, penalt, võib-olla oleks võinud ära tõrjuda, aga teine päev. Kuidas see ilmastiku tingimused sinu arvates olid, et ei olnud võib-olla kõige lihtsam mäng, kus mängida, tundsid sa ka, et see tuul siin väga palju mõjutab seda pallilendu? Kindlasti. Essal poole ajal oli see probleem, et kui sa pikka palli paned, siis sa nagu ei tea, kas see väga välja lendab, sest see tuul on päris kõva ja tuleb välja. Ja teisel poole ajal ilmselt oli nagu palli jälgimise probleem, sest see pall lihtsalt jääb õhku natuke tiirlema ja ei tule nagu tavailmaga, see oli ilusti kohe alla. Esimene ring nüüd tänase mänguga lõppes, et asute hetkel tabelis 6. kohal 5 punktiga, et kuidas see ring teil läinud on sinu arvates? No kindlasti mitte nii, nagu me oleks tahtnud. Ma arvan, me võiks seal üleval pool olla, aga oma löömata väravad, kasutamata võimalused, need on natuke kätte maksnud, aga teisel ringil uue hooga ja veel paremini. Ja nüüd siis väike koondise paus tulemas, et naiste meistriliiga mänge ei ole, et mis võiksid olla need tegevused siis, millega siis võistkond võiks tegeleda, et siis teine ring läheks nii, nagu sa või te tahaksite, et läheks? Rünnakute lõpetamised ja selle mõtlen siia. No nii, 2-2 viik tänasest mängust, et kuidas sul tundus, mis teil õnnestus ja mis võib-olla mitte nii väga? No raske oli see, et viimasel poolel oli tuul vastu ja muidu läksid söödud enam-vähem hästi. Mõned löögid läksid ka hästi, mõned halvasti ja muidu hästi. Sinu enda poolt ka tuli üks väga kena löök, et lõid selle hooaja esimese värava naiste meistriliigas, et räägi korra läbi, et kuidas see sinu arust siis toimus? No ma sain palli, tekitasin endale ruumi, nägin, et on võimalus lüüa ja lõin. Ründale omaselt. Poolaja jutud teil, mis olid, mida treener Martin Reim teile ütles? Et paneme edasi julgelt ja meile andis see värav väga palju juurde ja. Teil ka siis esimene ring läbi, et asute väga heal teisel kohal tabelis, et kuidas te siin jõudnud olete ja mis on siis edasised eesmärgid järgmistes ringides? No ikka võita ja veel paremini saada edasi. Ja sinul ka nüüd koondise paus tulemas, et peale koondise pausi siis, mis on need tegevused, millega siis te need võidud võtate? No mina isiklikult tahaks lööke veel harjutada ja muidu ma tegelikult ei tea väga.